Kas sa teadsid, et inimesi on võimalik mõõta ja sa saad kätte 5 minuti pärast info selle kohta, kui kiire on keegi õppima uut informatsiooni, kui kiiresti ta suudab seda realiseerida ja ma ei tea, palju ta näiteks suudab produktiivselt tunde päevas teha. Mitte, et ta on sul tööl, aga ta teeb midagi peaga. Ja kas ta on üksi tegija või ta peaks olema kellegiga koos. Mis veel huvitavad asjad on? Ja neurodivergentsus, öeldakse, et sul on ATH, siis oled sa vigastusega, sul on OCD, siis peaks sind ravima hakkama. Mingitel juhtudel ongi tõsi, inimestel ongi raske. Aga mingitel juhtudel on nii, et enamus startupereid ja enamus fondijuhte on tegelikult suhteliselt kõrge ATH näitajaga ja päris paljudel nendel on ka OCD. Ja OCD võib olla just see puuduv lüli, mis selle ATH teemade hüppamise ja super süvenemise fookuse võimekuse taha tulevad võimendusena, et nad suudavad minna hästi sügavuti teemades ja selle sügavuse pealt veel omakorda teha lõpuni mingisugused tegevused. Eks see follow through, ära tegemine, see on isikuomadus ja see võib tulla sul neurodivergentsusest, see võib tulla sul sellest, et sa oled saanud külge mingisuguse psüühilise trauma kunagi, sul on see hea poisi või hea tüdruku sündroom. See kõik võib sind toetada, see kõik võib sind maha põletada sinu ilusa selle fassaadi ja maski taga. Minu uskumus on selline, et inimesed on juba perfektsed. Ja ma kahjuks olen näinud seda, et selle kohta on isegi uuringud tehtud. Et mina olen näinud seda, et umbes 90% kandideerib valele tööle. Nad teavad, kus on raha, nad teavad, et mul on seda vaja, aga nad ei saa selle tööga hakkama. Ja 87% inimesi pidi olema siis sellised, kes tegelikult on rahulolematud oma tööga. Ja 74% on tööandjaid, kes on valinud endale vale töötaja, makses siis arusaamise eest umbes $50,000 kuni $200,000 eurot naela. Mu meelest päris kõrge hind selle eest, et teada saada, kas see inimene sobib sul tegema tööd või mitte. Ja väike detail veel, mida ma olen avastanud, on siis selles, et me ei pea olema Jossif Stalini stiilis, et kui pole inimest, pole probleemi, võib olla targemad. Me võime võtta ette selle töö ja lõigata selle töö ülesanneteks ja vaadata, millised tööülesanned tegelikult inimesele ei sobi ja need ümber mängida. Nii on tehtud seda enne vanasti käsitsi, nii oleme teinud seda mõneski ettevõttes. Alati ei õnnestu päästa ära, aga näide, mis mul meelde tuleb, ongi, et oli üks väiksem tiim ja olid kogu aeg konflikt, et juht ei tee ära mingit koolitusmaterjale, mida oli vaja projektijuhil ja kuna projektijuht ei saanud oma tööd teha, siis kõik kannatasid. Ja probleem oli hoopiski selles, et ma pakkusin välja, et kui see juht ei taha seda teha, siis äkki projektijuht tahab ise teha ja projektijuht oleks nõus seda tegema. Aga projektijuht pani sinna kohe juurde nagu tingimused. Kui mina hakkan tegema oma ülemuse tööd, tahan mina saada palga kõrgendust. Ja mul läks ikka tükk aega selgitamaks seda, et kuule, vaata nii, et sina saad raha aja eest. Sul on kuupalk. Kui sa võtad nüüd ühe ülesandele juurde, siis tegelikult sina ei kuluta rohkem aega. Ja meil on normaeg. Esiteks, mis on ka mõnel inimesele liiga palju, sest mõni teebki ainult 2,5 tundi produktiivset tunde päevas, mõni teeb 9, inimesed ei ole samasugused. Aga kui sa saad aja eest palka, siis ülesannete sisu ümbermängimine ainult võimaldab ettevõttele pudelikaelasid nihutada ühest kohast teise kohta. Et tegelikult me tegime ainult muudatuse, kes teeb millist tööd ja kõik võitsid. Palgakalle me ei läinud ja kogu ettevõtte läbilaskevõime tegelikult selle tõttu nagu tõusis ja probleem imeväel kadus ära. Ma arvan, et selliseid väikesi pudelikaelakesi on meil igas ettevõttes peidus. Täna me ei tea. Täna meil on fantaasia, et inimesed võeti tööle mitte tegema midagi. See tööde komplekssus pandi kokku mõne juhi peas ja see on absoluutselt õige tema arvates, mis paraku ei ole tõsi. Ja kui me oleme töötaja keskne ettevõte, siis me võime teha töötajate elu paremaks. Parem töötajate elu tähendab meile lihtsamat saavutamist, muretumat ja valutumat kulgemist, ehk siis kõik võidaksid. Aga me lihtsalt ei näe seda. Seda ma sulle aitan näha. Nii et kui sa tahad, võtta ühendust, räägime detailidest.